Tere, mina Mikk siin. Selles videos räägin, mis on meedium ja mis on digimeedium ning mille poolest nad üksteisest erinevad. Seejärel vaatame, mis on multimeedium ja kus multimeediumi kasutatakse. Lõpuks aga selgitan lühidalt, mis asi on meedia. Mul on vaja saata oma sõbrale üks teade ja ma soovin seda teha nii, et mu sõber saaks seda teadet endale sobival ajal vaadata. Millised võimalused mul selleks on? Näiteks saan kasutada kirja, lindistada heliklipp või video, joonistada pilt või teha foto, luua animatsioon või miks mitte 3D mudel. Iga eelneva võimaluse kohta oma teadet salvestada saame kasutada mõistet meedium. Ehk saame öelda, et meedium on see viis, kuidas me informatsiooni salvestame ning kuidas seda informatsiooni on võimalik sobival ajal uuesti esitada või tarbida. Mis on aga digimeedium? Digimeedium on meedium, mis on salvestatud digitaalsel kujul ja mida saame tarbida erinevate ekraanide ja kõlaritega varustatud digiseadmetega. Digimeediumid on näiteks mobiiliga tehtud fotod ja videod, arvutiga loodud pildid ja animatsioonid, 3D mudelid ja podcastid ehk taskuhäälingud. Kokkuvõttes saame erinevad võimalused informatsiooni salvestada jagada laias laastus kaheks: meediumid ja digimeediumid. Mõnikord võib olla raske vahet teha, kas tegu on meediumi või digimeediumiga. Vahet tegemist raskendab ka see, et tihti võetakse mittedigitaalne meedium ja muudetakse see digimeediumiks, et saaksime salvestatud infot ka läbi digiseadme tarbida. Näiteks võime paberil oleva pildi või teksti mobiiliga üles pildistada või skänneriga sisse skännida. Sellist meediumi digitaalsele kujule viimist nimetatakse digiteerimiseks. Sind abistava vahendina võid meelde jätta. Kui meedium on käega katsutav, siis on tegu mittedigitaalse meediumiga. Kui meedium koosneb nii-öelda nullidest ja ühtedest ning on salvestatud su digiseadmesse, siis on tegu digimeediumiga. Võtame nüüd aga mitu erinevat meediumi ja liidame need omavahel kokku. Kui filmikunsti alguses olid filmid ilma helita, tummfilmid, siis nüüd on enamasti videopildil lisaks ka heli. Arvutimängudel on jällegi kokku pandud näiteks tekst, heli, animatsioon ja 3D. Sellist mitme meediumi koos kasutamist nimetatakse multimeedium, kus multi tähendab mitut ja seda, mida meedium tähendab, me juba teame. Multimeediumi kasutatakse mitmetes erinevates eluvaldkondades, nagu näiteks kunstis, meelelahutuses, hariduses, tehnoloogias, äris ja meditsiinis. Mitut meediumi koos kasutades luuakse filme, animatsioone, arvuti- ja mobiilimänge, esitlusi, õppevideoid, nagu see siin, simulatsioone, virtuaalreaalsustarkvara, veebilehti, reklaame ja palju muud. Kindlasti ei ole minu nimekiri lõplik. Kas oskad ka ise välja tuua mõne näite, kus multimeediumi veel kasutatakse? Meediumi kõrval oled kahtlemata varasemalt kokku puutunud ka mõistega meedia. Mõnikord arvatakse, et meedia on see sama, mis ajakirjandus. Tegelikult see nii ei ole. Ajakirjandus on vaid üks väike osa meediast. Teinekord jälle kasutatakse mõistet meedium ja meedia samatähenduslikult ehk sünonüümina, mis ei ole samuti korrektne. Kui meedium on viis, kuidas me oma sõnumi salvestame, siis meedia on viis, kuidas me oma sõnumi avalikustame. Näiteks postitad sa Facebooki või Instagrami pildi oma koerast. Pilt ise on meedium, täpsemalt digimeedium, kuna pilt asub su digiseadmes ning Facebook või Instagram on meedia, täpsemalt sotsiaalmeedia. Samamoodi nagu meediumi puhul, saame ka meedia puhul eristada mittedigitaalset meediat ja digimeediat. Mittedigitaalse meedia alla kuuluvad näiteks ajalehed ja ajakirjad, raadio. Digitaalse meedia alla aga erinevad sotsiaalmeedia platvormid, uudisteportaalid, videote ja piltide jagamise saidid ja rakendused nagu YouTube, Vimeo, Instagram, TikTok, voogedastusplatvormid nagu Twitch ja paljud muud veebisaidid. Pea siis meeles, meedium on viis informatsiooni salvestamiseks. Digimeedium on digitaalsel kujul meedium ja multimeedium on mitut liiki meediumi või digimeediumi kooskasutamine. Meedia on aga vahend või keskkond, mis sinu loodud teate edastamist võimaldab. Kohtumiseni!